8 minutit. Aitäh. No, õiguskantsleri jutust jäi selline mulje, nagu tema oleks siin lihtsalt üks väike kirjatuvi. Et prokuratuur pani pataka lauale ja tema tõi selle meie majja ja tema, nagu öeldakse, nie pri čom, ei puutu asjasse. No tegelikult on ikkagi niimoodi, nagu meil päevakorras kirjas on, et see on õiguskantsleri ettepanek Riigikogule. See on tema enda ettepanek meile. Ei ole niimoodi, et tema ei puutu asjasse, tema toob lihtsalt meile paberikese. Põhiseaduse paragrahv 76, kui ma nüüd õigesti mäletan numbrit, ütleb väga selgelt, et see on tema ongi see vahefilter, kes otsustab, kas on poliitiline klapperjaht või ei ole poliitiline klapperjaht. No selle peale vastas õiguskantsler meile, et temani ei ole veel jõudnud ühtegi sellist prokuratuuri taotlust Riigikogu liikme immuniteedi äravõtmiseks, mis ei oleks vähemalt mingil määral põhjendatud. Aga küsimus ei ole põhjenduses, küll prokuratuur põhjendusi oskab leida. Hindama peaks seda, kas see on poliitiline või mitte. Ja me ju näeme Eestis totaalset topeltstandardit. Kui sa kuulud teatud parteidesse, siis suga kunagi mitte midagi ei juhtu. Eks meil on siin Liina Kersna, kes oli minister. Meil on ministri nõunikuna oli siin, istub ka meil lugupeetud kolleeg, kes virutasid koos koroonatesti hankega 6 miljonit ära. Prokuratuur pekstes ka ei alustanud kriminaalasja. Prokuratuur ei alustanud kriminaalasja näiteks Parmase enda suhtes, kes selgelt rikkus siis menetlusnormi, mis on siis mõjuvõimuga kauplemise paragrahvi all, kui ta saatis oma vana hea sõbra rahapesuvastase võitluse atašeeks Ameerikasse. Ei näe, lihtsalt ei näe. Oled kuulnud teatud kampa, siis sinu suhtes kriminaalasju ei algatata. No lihtsalt ei algatata. Aga kui oled valel pool nähtamatut joont, algatatakse. Iivi Eenmaa tegi endale sünnipäevapeo 4200 euro eest, lehed kirjutasid, mitte midagi ei juhtunud. Mitte midagi ei juhtunud. No vana inimene tahtis veel viimast võtta. Ei nõutud isegi raha tagasi. No rääkisime Kadri Talist, läks Pärnusse pittu, jõid sinna, läks pärast õhtul hotelli, käis veel ennem seda kontserdil. Ka mitte midagi ei juhtunud, öeldi, et kuule, maksa tagasi raha. Neid juhtumeid ongi ju tavaliselt niimoodi käsitletud, kui jääd millegiga sellisega vahele, mis astud kas avalikkuse ette või maksad tagasi. Pärast valija annab hinnangu. Aga ei, siis on teatud inimesed, kellele pannaksegi kriminaalasi kraesse. Ja mina ei kaitse siin praegu seda, kuidas Kalle kütust tankis. Ausalt öeldes oleks minu käest küsinud, ma oleks öelnud, et te teistmoodi ära teeni. Aga selle eest ei tehta kriminaalasja. Selle eest ei tehta Riigikogu liikmele kriminaalasja, sest me ju teame, mis on eesmärk. Nii nagu Kert Kingo minema saamise eesmärk oli see, et tuleks EKRE fraktsioonis oleks üks liige vähem, siia tuleks EKRE-st välja astunud asendusliige, nii on sama lugu ju Kalle Grünthaliga. Kalle Grünthal läheb Riigikogust ära, ärme keegi teeskle siin, et tulemas on mingisugune aus ja õiglane kohtupidamine. Te olete surnud ka naerma selle jutuga. Mingit ausat õiglast kohtupidamist ei ole ja ei tule. On juba ette ära määratud. Veel selles koosseisus tuleb siia uus liige, kes ei saa olema EKRE hääletusdistsipliiniga seotud. Kõik me saame sellest aru. Ükskõik, mis naiivset nägu siin õiguskantsler teeb, kõik me saame sellest aru, nii käibki. Ja siis tulla meile rääkima sellest, kuidas meil on õigusriik. No ei ole mingit õigusriiki. Tulla ütlema meile, aga Riigikogu, teie peaksite seda asja reguleerima, siis kui te soovite, et mina hakkaks õiguskantslerina tegema järelevalvet prokuratuuri üle, kirjutage see seadusesse. Ausalt ei soovi. Sellepärast, et õiguskantsleril juba on seaduses kirjas, et ta peab olema laste ombudsman. Ja õiguskantsler oli hüppes, kui oli vaja lapsi kaitsta Marko Mihkelsoni eest. Sust ei ole kasu selles ametis. Nii et ei soovi. Ei soovi. Ei usu ka süütuse presumptsiooni. Sellepärast, et me kõik teame, et süüdi ollakse mõistetud sind juba ennem seda, mitte ainult avalikkuse poolt, vaid ka juba kohtusüsteemi poolt. Seda me ka kõik teame. Nüüd, ma tahan ikkagi siia ka veel väikse poliitilise vinjeti juurde panna. Sellel aasta pärast, natuke vähem kui aasta pärast on Eestis presidendivalimised. Kõik teavad, et Ülle Madist peetakse üheks presidendikandidaadiks. Ta ainult ise ei tea seda. Kunagi, kui algas Falklandi sõda, Margaret Thatcheri lähedasemad nõunikud ütlesid, et Mägi, me ei saa seda sõda alustada, sellepärast, et olukord on liiga habras. Ja Mägi vastas selle peale, et
just sellepärast, et olukord on nii habras, ei saa me seda sõda mitte alustada. Nüüd me näeme järjest, kuidas Ülle Madise ei tee mitte midagi selle jaoks, et ärritada süvariiki, sest presidendivalimised on tulemas. Aga mina ütlen, just sellepärast tulekski näidata, et sa midagi ette võtad, et keegi võiks sind tõsiselt võtta kandidaadina. Sest see, mismoodi sa oled läbi lasknud Kert Kingo karistamise, see, mismoodi sa oled läbi lasknud Kalle Laaneti karistamise, see, kuidas sa praegu Kalle Grünthali läbi lased, teeb sind ka presidendina kõlbmatuks. Sa ei kaitse põhiseadust ega õigusriiki. Suurt tänu.